Tere, armsad inimesed! Ülevaadet, kui hakata nüüd tõsist ülevaadet andma, siis ma kujutan ette, et me istume siin aasta ja aega jääb veel puudugi. Ma lihtsalt tahtsin juhatada või juhtida tähelepanu mõningatele asjadele, mida me oleme harjunud otse kui loomulikuna võtma ja millega me oleme kõik, tõsi küll, täiesti asjatult ära harjunud. Mart Helme juba rääkis korruptsiooni erinevatest liikidest, tegelikult on võimalik ta veel omakorda lahti lüüa poliitiline, majanduslik ja siis miks mitte ka religioosne või siis korruptsioon, mis põhineb tõekspidamistele või ühistele huvidel. Tavaliselt nende ühiste huvide taga tasub näha millegipärast ikka majanduslikku aspekti, ehkki poliitiline on tihtipeale ka sellele allutatud. Need asjad selguvad tihtipeale taustsüsteemides ja Eesti puhul on see eriti hea, kui me võtame tausta. Kui taust on ebanormaalne, siis ebanormaalne asi selle taustal paistab täiesti normaalne välja. Selles mõttes, et kui me oleme korruptsiooniga, ükskõik mingisuguste sohkidega, kõikvõimalike skeemitamistega kogu aeg harjunud, siis see tundubki meile täiesti normaalse nähtusena. Ja kui taust on ebanormaalne, siis igasugune normaalne asi, mis mujal maailmas, muudes kultuurides on käsitletav kui ebanormaalne, tundub meile ebanormaalne. Ja selles mõttes on, meil on pikk ajalugu sellest ju taga ja meie armas keel pakub selleks väga palju võimalusi. Kui keegi ütleb, kas Heldur on tööl või midagi taolist, on meil kohe selge, et otsitakse kuskilt mingisugust oma inimest taga. Ja seda peetakse täiesti normaalseks ja kui muus maailmas tähendab korruptsioon eeskätt mingite hüvede saamist, siis meil on see kamraadlikkus või siis selline partokraatlikkus millegipärast käsitletav kui täiesti normaalne nähtus, kus tihtipeale midagi taunitavat ei nähtagi. Tihtipeale on see, toimub varjatult ehk on latentne ja teinekord on ta täiesti läbinähtav. Eesti ettevõtlusesse, kui nüüd süübida, siis on täiesti normaalne see, et kõik peavad tagasimakset täiesti normaalseks nähtuseks, kõikvõimalike riigihangete puhul on 5–10% tavaliselt see, mida peetakse iseenesest mõistetavaks, mis siis sellele vahendajale peaks kukkuma. Ja kuigi kõikvõimalike skeemide abil seda tehakse, sellele jälile jõuda tihtipeale ei ole võimalik ja kui ka jõutakse, siis tihtipeale ei juhtu ka mitte midagi. Ma toon teile väikese näite, nii näiteks tundub, et raha on küll. Mõned aastad tagasi tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium soomlastelt laeva. Tegemist oli jäälõhkujaga ja jäälõhkuja, kuulake nüüd, te ei usu oma kõrvu, aga ma olen need andmed pähe õppinud, on tulnud väga palju korrutada. See jäälõhkuja pidi ühe hooga kiirusega 14 sõlme purustama 8 meetri pikkust jääd ja läbima samas 13 meetri kõrguseid jäämägesid, mis on 70 meetrit sügavad. Võrdluseks nii palju, et maailma suurimad jäälõhkujaid Jamal, mis praegu Arktikas müttab, suudab kiirusega 3 sõlme lõhkuda 2,5 meetri paksust jääd. Sellele vaatamata esitati vastav tellimus Soome laevaprojekteerimisfirmale. Need hakkasid sealt aru pärima, et kas te olete mõistuse juures, et sellist asja ei ole võimalik teha, ei huvitanud mitte kedagi, maksti ära 20 miljonit, tol ajal veel kroonides. Siiamaani on see tehing õhus ja Veeteede Amet vastas mulle järelepärimise peale niimoodi, et seda tehingut ei ole võimalik ühepoolselt lõpetada, kuna see saab lõpetada alles 2015. aastal ja rahast oleme nii ilma. Need hääled, kes olid mereasjandusega kursis ja siin rääkisid, et selliseid asju ei ole võimalik korraldada, nendele öeldi kõikidele, et tegelge oma asjadega ja mõnele inimesele maksis see järelpärimine või see tähelepanu osutamine ka koha. Nii et saab küll, kui väga vaja ei ole. Täpselt samamoodi näiteks võtame kas või Kredex panga, mis on teinud selles mõttes palju head, on aidanud inimestel soojustada oma maju ja oma elamist natukene korrastada, siis kõige vähem kuulub Kredexi kompetentsi kõikvõimalike üsna kahtlaste äride garanteerimine välismaal, aga näiteks Hillar Teder, kes Ukrainas pisut hätta jäi, oli vaja 60 miljonit kirjad saada, siis Kredex sõna lausumata sellega garanteeris ja kui nüüd vaadata näiteks IRL-i suuremate toetajate nimekirju, leiate sealt kindlasti ka Hillar Teder ja siin ei ole selles mõttes mitte midagi imeks pandavat. Teatavasti on riigiettevõtetel siiamaani mingisugused nõukogud, ma ütlen meelega mingisugused, sellepärast, et nendest nõukogudest reeglina mingisugused spetsialiste ei leia, nii näiteks ka Eesti Energias
ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks elektri tootmise või selle tarbimisega, selle ülekandmisega mingilgi viisil kursis. Ometi on OECD välja andnud täiesti ühemõttelise juhendi, kus ministrid peavad meeles pidama seda, et riigiettevõtete nõukogus istuvad inimesed, nii kui ka ministrid, on eeskätt avalike huvide eest seisjad ja nende üle valvajad, mitte ettevõtete hea või veel parema käekäigu eest. Ehk teisisõnu, Eesti Energia nõukogu ei peaks tegema mingisuguseid jõupingutusi selleks, et garanteerima juhtkonna tugevad palgad ja ettevõtte võimalikult suured kasumid, vaid vastupidi, seisma selle eest, et Eesti tarbija saaks võimalikult taskukohase elektri, millest oleks suuteline ka maksma ja elekter ei oleks talle pelgalt mitte luksuskaup. Siiamaani maksame mingisuguseid kahtlasi taastuvenergia tasusid ja kõikvõimalikud järelpärimised ei ole viinud mitte kuskile. Ja teame seda, et Eesti Vabariik on antud Euroopa kohtusse, Euroopa Komisjoni poolt, kõik võimalikud järelpärimised, mille eest on antud teadaannete seoses energiaturu avamisega, kõik on viidanud, kõik kolm ministeeriumi, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Välisministeerium, ka Justiitsministeerium, vabandust, 4 oli neid kokku, on viidanud sellele, et see kõik on konfidentsiaalne ja või teisel juhul nad ei tea sellest mitte midagi. Alles järelpärimine Brüsselisse on toonud selguse selles mõttes, et märgukiri hagi sisuga on meie poolele edastatud, kuid seda ei ole Eesti rahval õigus teada, millest meid kohtusse on antud. Teada on, et nüüd on järjekordne kohtuasi alustatud, see puudutab telekommunikatsiooni valdkonda, ka siin ei ole mitte mingisugust selgust selle kohta, mille eest me oleme kohtu alla antud. Ja see seltskond, kelle käest küsitakse, tunneb ennast selles mõttes üsna karistamatult ja seda ta ongi, et mingisugust aruandlust ta meile esitada, ta ei olegi kohustatud seda tegema. Kuidas seda kõike tehakse? 2004. aastal avaldas Sidney Blumenthal ühe raamatu Võtke nende sõnade järgi ja tegemist on siis kokkuvõttega käesoleva ajastu moodsast propagandast. Me räägime praegu antud juhul keelest ja see ei pruugi võib-olla nii paljudele inimestele tähendada, kuid luuakse kujundeid. Me peame täiesti normaalseks seda, et märkamatult kõik analüüsid, mis meile esitatakse, on teinud analüüsi, on tehtud analüüs ühe või teise asja kohta, analüüsi asemel esitatakse meile presentatsioon, ehk siis võtke meie see on kõige parem, see on kõige suurepärasem. Analüüsi kui sellist ei ole meil ei ajakirjanduses ega ka ametialaseks, informatsioon, mis liigub ametiasutuste vahel, ei ole lihtsalt olemas. Teine asi, igasugune põhjendus, miks üks või teine asi on juhtunud, on asendatud millegi muuga kui õigustusega. Kõik need õigustused, kui te mingisuguseid tekste loete, mis tavaliselt jõuate sõnani aga ja pange tähele, siis järgneb õigustus. Et kui meil on mingisuguseid vajakajäämisi, on midagi kuskil natukene viltu läinud, siis öeldakse, aga kellelgi on veelgi hullem. Aga vaadake sinna, seal on hoopis niimoodi. Aga lõpmatu õigustamine ja reeglina ei ole mitte kuskil lugeda välja, kas keegi on midagi valesti teinud või kui siis on midagi valesti teinud, kas sellel on ka mingisugune sanktsioon järgnenud. Tavaliselt seda ei ole. Teabenõuded kui sellised algselt, mis isegi natukene töötasid, on lõpetanud oma tähtsuse selles mõttes, et vastatakse küll, aga küsimuse peale, piltlikult öeldes, mis kell on, võetakse taskust kraadiklaas ja öeldakse, et teisipäev ja loodetakse, et see rahuldab kõiki ja tavaliselt inimesed on, ajad on nii kiired, et keegi ei viitsi neid järjest ja järjest saata ja selles mõttes rahuldataksegi ja seda peetakse täiesti normaalseks. Kunagi esitasin majandus- ja kommunikatsiooniminister Partsile järelepärimise siinse õlitoodagu kohta, mis nüüd selgub, mida ta kunagi ütles, et hakatakse siin diislit tootma, selgub, et nüüd et ikkagi ei hakata. Ja küsisin, et ameeriklased tahtsid teada, siia tulid ameeriklased, kes olid huvitatud põlevkiviõli ostmisest. Ja ma küsisin, saatsin järelepärimise, et kust on võimalik ametlikult teada saada, millised on riigiettevõtte poolt Eesti Energia toodetud õli hinnad, kust seda saab osta, missuguste hindade eest ja nii edasi. Mingisugust vastust ei tulnud ja siis küsisin avalikult, et oleks stenogramm jääks järgi, küsisin majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsilt seda valitsuse pressikonverentsil, kust saab teada, ameeriklased on tulnud, nad ei leia kuskilt mingisugust hinda. Selle peale ütles Juhan Parts mulle peaaegu et sõna-sõnalt, kus need ameeriklased on, too nad kohe minu juurde, kui ei too, kui ei ole, siis maksad ise kõik 2 korda kinni. Selle asemel, et osutada
kujutate nüüd endale ette, et avalikult tahab keegi midagi teada, too nad minu juurde, lepime siin vaikselt kokku, võib-olla saad ka äkki midagi, kui asi kasulikuks osutub, ja kõik peab toimuma kuskil kabinettis. Tegemist on riigi ettevõtetega, mille aktsionärid, kallid sõbrad, me oleme siin kõik. Õnneks on praegu õiguskantsler, me saatsime õiguskantslerile ka vastava päringu, kuidas on ikkagi võimalik see, et meilt võetakse sama näiteks taastuvenergia tasu, ei ole teada, kelle jaoks, mille alusel seda meilt võetakse. Teada on ka see, et võlaõigusseadus näiteks ei võimalda meilt mingisugust tasu võtta ilma ära seletamata, mis meie selle eest vastu saame. Vastavasisulised järelpärimised riigi majanduskomisjonile või parlamendi majanduskomisjonile on jäänud vastuseta, sõna otseses mõttes selle peale ei osata mitte midagi öelda. Näis, mida selle peale ütleb nüüd taas tööle naasnud õiguskantsler, kui üldse midagi ütleb. Aga õnneks on ta võtnud selle menetlusse, nii et raske öelda, kust koha pealt lõpeb see ametnike ühelt poolt ülbus. Tahaks öelda ikkagi kuidagi moodi ilusamini, aga ei saa. Seepärast, et tegemist on ka teiselt poolt oma erialase äärmise küündimatuse ja suisa rumalusega. Teisel puhkudel lihtsalt ei kujuta ette, et sellised asjad oleksid võimelised. Olles natukene lähemalt tegelenud omaaegsete sektantidega, siis sellest on Eestis kahjuks suhteliselt vähe kirjutatud. Tegemist oli suhteliselt selliste kinniste seltskondadega, mis aga suurel määral mõjutasid Eesti elu. Kui näiteks eelmisel aastal prohvet Maltsvet ehk siis Juhan Leinberg oleks saanud 200-aastaseks, siis mitte kuskil temast midagi enam ei räägitud, ehkki vaatamata sellele, et hõlõstid ja nende eriharuskopetsid, mis on ida poolt meile tulnud, samal ajal kui Hernhuutrit teadupärast vennas, kui nad tulid lääne poolt Münsterist, ja see segu äärmiselt huvitav, mis siin tekkis, on oma jooned ja ajaloolise sellise ilme suurel määral säilitanud. Kui praeguse lauluväljaku koha peal, kus inimesed seisid ja ootasid valget laeva, mille tähendus ka muide on siiamaani lahti rääkimata suures osas, siis Leinberg ehk prohvet Maltsvet ise sellest osa ei võtnud, oli parasjagu Krimmis uurimas, kus koha peal oleks võimalik paremini hakkama saada ja oodati ju valget laeva. Valge laev tähendas helget tulevikku, Kaananimaad, kus voolavad pudrumäed ja piimajõed, ja see ei pidanud tulema mitte homme, mitte kuskil teises ilmas, aga siinsamas ja kohe. Ehk teisisõnu, ei viitsi oodata, millal helge tulevik kätte jõuab, see tuleb siinsamas ja otse kohe. Tänaseks päevaks on sektantlus suurel määral ka omandanud sellise poliitilise iseloomu ja on koondutud mitmel puhul ka parteideks, religioosne taust on asendunud poliitilisega ja täpselt sellesse konteksti sobib minu meelest suurepärane see, kui meile lubatakse 5 rikkama hulka juba täna ja otse kohe. See on täpselt samasugune utoopiline lubadus ja näete, inimesed võtavad sellest kinni, kas ei ole midagi muud enam uskuda, usuvad sedagi, mida neile räägitakse ja on kaotanud oma igasuguse mõtlemisvõime või siis ratsionaalsuse, mis meie siin selle talupojale alati üldiselt niisugune võrdlemisi omane on olnud. Jube raske on seda uskuda, aga mitte midagi teha ei ole. Ja lõpetuseks veel, valest räägiti siin, valetatakse meile ja valetatakse Euroopale täpselt samamoodi. Praegu on ülitatud, just neil päevil ülitati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt selline raamat, mille nimi on Roheline raamat ja kus käsitletakse põlevkivi energia tulevikku, põlevkivi tootmist ja see on otse öeldud, et Kyoto protokollidele vastavalt oleme me teinud seda ja seda, vähendanud igasuguseid emissioone nii ja nii palju ja seda eeskätt Euroopale esitamiseks. Tegelikult on põlevkivi kaevandamine isegi pisut suurenenud, mitte mingisuguseid emissioone pole ühestki otsast vähendatud, saaste pole vähendanud, mõneti on see arusaadav ja see on võib-olla isegi paratamatus, aga tegemist on näitega selle kohta, kuidas valetatakse nii meile, iseendale, kui lõppude lõpus ka Euroopale, mille rüppe me oleme, ükskõik kuidas, aga siiski läinud. Ja ühe pisikese näite toon veel, see puudutab jällegi keelt, millega me oleme harjunud. Kui räägite siin kohalikest omavalitsustest, siis
Kõik on harjunud sellega, et kohalik omavalitsus on see, kes osutab kohalikele inimestele teenust. See on meelega välja kujundatud terminoloogia, see ei ole ka mitte meilt tulnud, see on mujalt mitte üle võetud, aga siia sisse suisa juurutatud. Vaadake, kui te võtate kohaliku omavalitsuse töötaja ja inimese, kes seal kohaliku omavalitsuse territooriumil elab, kui üks on teenindaja ja teine on kunde, siis nende huvid on risti vastupidised. Teadupärast ostja tahab rohkem saada, vähem maksta. Müüja omakorda tahab rohkem saada ja vähem anda. Sel ajal, kui nende huvid peaksid selle sama ühe kohaliku omavalitsuse territooriumil riigis laiemalt olema täpselt ühesugused. See on nagu patsient ja arst, nende huvid peaksid olema ühesugused, et patsient saaks terveks, mitte vastupidised. Praegu on huvi objektiks kahjuks raha. Täpselt sama võib öelda ka koolis toimuva õpetaja ja õpilase vahet. Nii et paraku tasub teinekord nende sissejuurdunud käibefraaside sisemusse ka natukene süübida. Saate aru, et meile tihtipeale aetakse sõna otseses mõttes jama. See oleks siis ettevõtlusest, võib-olla lõpetame naljatoonis. Keegi käsitles meie riigi hankeid praegu sellisena, kus tuleb ühegi rahvuse kohta midagi paha ütlemata lihtsalt, et kui tuli poolakas, et teeb 1000 eest ära, siis tuli rootslane, ütles, teeb 3000 eest ära, siis tuleb 4000 pakkuv soomlane ja siis lõpuks tuleb oma Jaan, kes ütleb, et 10 000 eest teen ära. Kuidas niimoodi siin? Väga lihtne, 4,5 sulle, 4,5 mulle ja poolakas teeb 1000 eest ära. Aitäh teile!